Eesti pandipakend tõi siis 2019. aastal turule korduskasutavate topside ja nõudeteenuse, mida me ise nimetame siis brändi nimetusega panditops. Ja see aitab ära hoida siis ühekordsete raiskavate topside ja nõudeteket. Et kui me mõtleme ühe sellise festivali peale, siis sa kasutad seda topsi või taldrikut võib-olla kuskil 15 minutit ja pärast viskad sa selle ära ja sellest saab lihtsalt mõttetu prügi. Ja selle asemel me siis pakume sellist korduskasutatavat lahendust, kus siis sa ei pea kasutamast ühekordset, vaid maksab pandiraha. Selle suurus tavaliselt on 2 eurot ja pärast, kui sa oled oma toidu või joogi sellelt nõult või topsilt ära tarbinud, siis sa saad selle tagastada ja saad oma pandiraha täies ulatuses tagasi ja prügi jääb tekkimata. Aga panditopsi teenus on siis selline nagu roherevolutsioon mõnes mõttes Eestis, mis siis hoiab selle prügi tekkimise ära, sellepärast, et meie Eesti pandipakendina kogume selle pärast üritust kokku, peseme selle ja pärast seda saab seda kuskil kasutada veel 500 korda näiteks. Ja kui sina oled näiteks saanud hakkama mõne sellise laheda või innovaatilise keskkonnahoiu projektiga, siis kutsun siit üles julgelt kandideerima siis Tallinna ettevõtlusauhindade konkursile.